Läheme siis päeva teise poolega edasi ja kuulame kahte ettekannet. Esimese ettekande teeb Loola Annabel Kass ja räägib siis teemal dekadentlik Konrad Mägi. Palun! Tere siis ka minu poolt, et mina räägin siis dekadentlikust Konrad Mägist ja puudutan haiguse teemat, seda teemat, mida siis tavaliselt tema puhul ei taheta puudutada või sellest rääkida, et see ei ole viisakas. Ja miks ma siis dekadentsist räägin? Sellepärast, et Mägile meeldis dekadents, et Konrad Mägi lähedase sõbra, tuntud Eesti kirjaniku Fridebert Tuglase sõnul siis sümpatiseeris Mägile dekadents ja eelkõige lummasid kunstniku rafineeritud dekadentsi meeleolud. Need rafineeritud dekadentsi meeleolud osutavad siis melanhooliale, elutüdimusele, pessimismile, irooniale, närvilisusele, heitlikele tujudele, mis siis raskemal kujul tähendab bipolaarsust ja mis on siis valatud elegantsesse sõnastusse kirjandusteoses või hoopiski kujutatud lõuendil meeli köitvalt. Eks see köitvus on muidugi maitse asi, aga ma julgen ka oletada, et Mägi siis sümpaatia dekadentsi vastu oli paljuski põhjustatud tema alatasasest kehvast tujust ja kroonilisest depressioonist, mis küll vaheldus ka selliste rõõmsate hetkedega, ja tegemist oli küll ka dekadentsi näol sellise populaarse kunst- ja kirjandussuunaga 20. sajandi alguse Eestis, aga siiski mitte kõik ei haaranud sellest nii-öelda kinni. Nimelt siis dekadentlikes teostes käsitletakse ja kujutatakse, ka estetiseeritakse tihti rusuvaid meeleolusid ning dekadentlike teoste autorid ka sageli kujutavad enda loomingu kaudu siis enda hinges peituvad selliseid rusuvaid tujusid, et enda siis nii-öelda hinge või meele raskust ja see raskemeelsus, mis on ka minu ettekande teema, siis tähistab depressiooni mõistet ja depressiivset seisundit, kui kasutada sellist kaasaegset terminit raskemeelsuse asemel. Ja tänane ettekanne ka põhineb ühel töös oleval artiklil, milles ma uurin siis raskemeelsuse avaldumist looduse kujutamises ja värvide kasutuses ja täpsemini siis Konrad Mägi maastikumaalis ja Fridebert Tuglase looduse kirjelduses romaanis Felix Ormusson. Et Tuglasel ilmus 1915. aastal dekadentlik romaan Felix Ormusson, milles ka depressiooniküüsis vaevleva nimitegelase tujud peegelduvad ümbruse kujundirikkas kirjeldustes ja eelkõige looduse kirjeldustes, mis ka meenutab mitmes aspektis Mägi maastikumaale. Tuglase ja Mägi loodusvaadete sarnasusel on ka varemalt küll tähelepanu päris palju pööratud, aga küll mitte siis sellistele raskemeelsuse avaldumisele, mida teen mina ja ma vaatlen Mägi ja Tuglase looduspildi sarnasuse põhjuseid 20. sajandi kunsti- ja kirjandussuundade kontekstis. Sest leian, et nende looming on sarnane eelkõige seetõttu, et mõlemad võtsid eeskuju ajastu kunstitrendidest, mis tähendab, et see värvilisus, mida sageli nende loomingu puhul esile tuuakse, ei ole nagu midagi väga erakordset, et kui me lähme Eestist väljapoole, siis on seda külluses. Mis küll ei tähenda, et nende kunstiteosed ei oleks kuidagi nagu omanäolised, et igal kunstnikul on muidugi oma stiil, mis teeb selle siis nagu omanäoliseks või eriliseks. Aga et kuigi nad toetuvad sellistele kunsti- ja kirjanduse trendidele, siis samas on ju ka teada, et suure lugemusega Mägi ammutas ideid kirjandusest, ta luges ka Tuglast ja talle sümpatiseerisid mitmed Tuglase dekadentlikud novellid. Ja samas Tuglasele andis inspiratsiooni kunst, kujutav kunst siis, millele ta ka väga sageli viitas oma teostes, kaasa arvatud Mägile. Ja lisaks oli tegemist ka lähedaste sõpradega ja koostööpartneritega, et on ju teada, et Mägi ka illustreeris mitmeid Tuglase tekste.
Nii et ma siis kirjutan ka lisaks sellest, kuidas nad üksteist inspireerisid. Täna küll räägin pigem nagu sellest, kuidas Mägi ammutas ideid Tuglaselt, et see, kuidas Mäe nagu roll Tuglase muusana jääb seekord nagu käsitlemata, et selleks ei ole lihtsalt aega. Aga nii siis maastikud. Et psüühilisi seisundeid nagu raskemeelsus saab väljendada looduse kujutamisega ja tundeelamuste kajastamine loodusruumi kaudu sündis romantismi rüpes kuskil 18. sajandi lõpul, 19. sajandil, kuid see tendents ei hääbunud ka järgmise sajandi alguses, et 20. sajandi algust on ka nimetatud kireajastuks, sellepärast et mitmesuguste siis emotsioonide kujutamise vastu tunti sellel suurt huvi väga erinevatel kunstialadel ning maastikumaal, mis oli Eestis 20. sajandi algusel üks populaarsemaid kunstižanre, oli ka levinud vahend tundmuste visualiseerimiseks. Ja ma pean siinkohal silmas eelkõige siis seda sümbolistlikku maastikku. Nimelt sümbolistlikus maastikukujutuses on siis keskne arusaam, et loodus on nii tundmuste esilekutsuja kui ka inspiratsiooniallikas, tärganud fantaseeringu või nägemuse esitamise vahendiks ja samuti autori või ka kirjandusliku karakteri psüühilise seisundi peegeldaja. Ning eraldi kategooriana võib ka sümbolistlikes maastikes eristada siis dekadentlikku maastikku ja selle dekadentliku maastikupildile on siis omane sünge fantasmagooria ja lemmikteemadeks ongi see kehv meeleolu ja psüühikahäired. Et see vastandub siis idüllilisele ja elüüsilisele või üldisemalt positiivsust hoovavale loodusele, mis on samuti iseloomulik sümbolismile ja selles, kuidas neid tujusid ja emotsioone väljendada, oli domineerival kohal värviteooria ja sümboolika. Et paljud kunstnikud toetusid koloriidi kasutusel eri värviteooriatele ja töötasid ka neist lähtuvalt välja omi värvikeeli või värvisüsteemi, vastavalt siis isiklikule värvitunnetusele ja sümpaatiale. Nii et oluline oli värvivalikul nii see visuaalne pool, et värv annaks nagu efekti, aga samas ka see sümboolne tasand ja need mõlemid olid olulised ka kindlasti Mägile tema maastikumaalides. Ja slaidil olevas Verijärves on siis ka, selle puhul võib öelda, et tegemist on sellise dekadentliku maastikupildiga. Et siin on näha selline sügisene jume, üldine hallisus, tuhmisus ehk päikesevaesus, mis ilmneb siis ereduse vähesuses ja tumedas koloriidis. Eero Epneri Konrad Mägi monograafias saame me teada ka, et Mägi on sageli alustanud oma maalide tegemist suvel, mis on muidugi tavaline, et see ei ole midagi erakordset, aga ta ei lõpeta neid suvel ja ma olen ka märganud, et päris mitmetes teostes ikkagi nagu lõpuks saab lõuendile selline sügisene ilme, et sügisene värvipalett nii-öelda. Ja samas muidugi selle maali puhul võib ju öelda, et tegemist on tüüpilise Eesti suvega, et ega väga seda sügist ja suve nagu ei erista Eestis, aga selle sügise puhul on oluline öelda seda, et tegelikult on ka tegemist siis alates antiiksest temperamendi ja kehamahlade teooriast, et sellest alates on ta nagu kuulunud see sügis ka sellisesse raskemeelsuse sümboolikasse, sest just selle temperamendi ja kehamahlade teooria järgi, mis seab iga temperamendi tüübi vastavusse, ühe aasta aega kuulub siis melanhoolikule sügis. Et ma muidugi nagu eeldan, et kõik ka teavad neid temperamendi tüüpe, et melanhoolik ja koleerik ja flegmaatik ja sangviinik. Ja just selle melanhoolia ja sügise seose tõttu ka siis sügist väga sageli kasutatakse selle meeleolu väljendamisel ja ka neid värve. Ja samas sügise värvidest on kõige kuulsam olnud kollane. Seda on aga sageli kasutatud ka siis raskemeelsuse kujutamisel, sellepärast, et kollasele on ka omistatud lääne kultuuris erisuguseid negatiivseid tähendusi ja tõlgendusi. Näiteks väävelkollane on olnud ka saatana atribuut või saatana värv. Ja dekadentlikus kirjanduses või ka õigemini modernistlikus kirjanduses ja kunstis kollast värvi siis sageli kas seostatakse dekadentlikkusega, see oli ka dekadentsi sümbolvärv 19. sajandi lõpust alates, samuti haakus kollane ja ka kollakas roheline meeleolu languse, haiguse, haiglaslikkuse, kõdunemisega ning isegi surmaga. Ja samas
me näeme siin maalil ka neid halle toone ja tegelikult täiesti arusaadavalt muidugi ka halle ja mustaid toone siis seostatakse sellise sünge meeleoluga ja need on ka värvid, mis on ka ammustest aegadest ja eri kultuurides haakunud negatiivsete nähtustega nagu kurjuse ja masendusega ja lootusetusega ja mägil on siin ka need pilved on võõbatud halliks ja pilvedest ma räägin ka hiljem natuke, et need on nagu olulised sügise või ütleme iseloomulikud sügise elemendid ja olulised selle tunde väljendamisel. Kuid halliga seoses on huvitav minu jaoks veel see, et siis kaasajal 21. sajandil on ka empiiriliste uurimustega leitud, et depressiivsel isikul tõesti maailmapilt muutub hallikamaks ja tuhmimaks, sest haigus muudab inimese värvitaju. See tähendab, et silmavõrkkestas, kus on need kolvikesed, mis siis eristavad, mis on nagu värvustundlikud, et nendest toimub muutus ja seetõttu hakatakse ka värve teistmoodi tajuma. Ja see on ilmselt ka selliseks oluliseks põhjuseks, miks ka depressiivsed inimesed kalduvad seostama enda seisundit värvisõnaga hall, kui neid küsida, et millise värviga nad iseloomustaksid näiteks enda seisundit. Aga selle halli ja kollase kõrval me näeme ka seda sinist ja rohekas sinist, mis on üks Mägi lemmikvärve või ta kasutab seda väga palju. Ja ilmselt ka väga paljud teavad, et sinine on olnud melanhoolia kõige kuulsam sümbolvärv. Et sellest on tulnud ju ka see muusika nimetus blues ja ta on selle seisundiga haakunud vähemalt alates keskajast saadik. Ja kunstis on ilmselt selle seose kõige tuntumaks näiteks Picasso, kellel oli sinine periood. Ja ma olen siis Picasso kõrvale toonud ka ühe Eesti kunstniku Johannes Greenbergi, kes on ka kasutanud siis neid tüüpilisi värve, et seda kurbust väljendada. Ja Picasso puhul siis võib öelda seda, et tema siis kasutas oma sinise perioodi ajal, mis vist oli aastatel 1901 kuni 1904, ma võin selle lõpudaatumiga nagu eksida, aga ta siis kasutas siniseid värve, rohekas siniseid värve ja halle ja musti toone ja muidugi ka siis valget. Ja seejuures ka neid värve, seda sinist on uuritud siis psühholoogide poolt ja üks USA psühholoog Andrew Rees tegi siis uuringu sellest, kuidas depressioon ilmneb fotodel. Ja tema uuring kinnitas, et madalas meeleolus isikul võib tõesti süveneda tõmme sinise vastu. See ei tähenda otseselt, et sinine saab tema lemmikvärviks, pigem tähendab seda, et see, kuidas see avaldub, on siis sinise, kuid ka hallitooni domineerimisena siis selle inimese poolt tehtud fotodel. Et ta muidugi ta nagu ei vaadanud otseselt pilte, see ei olnud see tema meetod, et uuris tegelikult nagu andmeid ja tegi data-analüüsi, kus siis programmeerijatega. Ja seal ta siis märkas, et tuleb väga palju seda sinist esile, see sinine tonaalsus on esil ja ka hall värv. Ja ta uuris seda sellel eesmärgil, et siis leida selliseid uusi tõhusaid vahendeid, kuidas siis depressiooni sümptomeid nagu varajaselt ära tunda. Ja miks see sinine haakub sellise tundega, et seda on keeruline öelda, et sellel ei ole sellist head kindlat vastust, aga ma võin küll öelda, et sinine on olnud ju sakraalses kunstis Neitsi-Maarja atribuut, aga mida võib-olla väga paljud ei tea, et oli ka tegelikult saatana värv jälle. Et nagu ka kollane, et ilmselt see on hästi oluline põhjus kindlasti olnud, et neid värve on seostatud kurjusega. Et seetõttu ka Goethe oma värviteoorias ju seostas sinise nagu halva ja melanhooliaga, kuna ta paigutas selle sellise kurjuse poolele, et ta jaotas värvid kollaseks ja siniseks, kus siis kollane oli soojuse ja valguse värv ja headuse värv, välja arvatud juhul, kui see oli tuhm ja sinisega segatud ja porin, et siis ta oli ka selline halb värv. Aga ja muidugi nende peale füsioloogiliste tegurite mõjutavadki värvidega seotud assotsiatsioone ja tundeid, sellised kultuurilised aspektid. Et kuigi värvus nägemine ja värvide tunnetamine tekib nendest bioloogilistest mehhanismidest, et silma ja aju koostöös, siis siiski see hinnangu andmine ja nende emotsionaalne nii-öelda tunnetamine või tajumine ju sõltub sellest, et milliste kontseptsioonidega me järjepidevalt neid seostame ja milline on meie kultuuri kontekst ja millised on ka meie selline keskkond või meie, mitte keskkond, aga keskkond ka sellised isiklikud kogemused ka on väga olulised. Ja Konrad Mägi uurijad siis, näiteks Ene Lamp ja ka Eero Epner on siis väitnud, et või kirjutanud sellest, et depressiooni ja muude tervishäiret ehk siis süüfilise käes vaelev kunstnik kujutab sinisega oma kannatust ja meelepaha ja ma arvan seda ka, et see värv on
selle tunde nagu nii-öelda üheks avaldumisvormiks või see väljendab seda tunnet, et ma ei tea, kas just teadlikult Mägi seda kasutab, aga ma arvan, et see on mõjutanud väga palju tema värvikasutust, tema enda sellised seisundid ja tujud ja samas ka üks kunstnik, tuntud kunstnik ja värviteoreetik Vassili Kandinski. Tema siis värviteooria kohaselt sõltub aga toonist värvi sümboolne tähendus ja ka mõju psüühikale ja tema on seostanud just sellist tumedat sinist siis melanhooliaga ja sellise kurbusega ja seda on arvanud ka taaskord kaasaja psühholoogid, et tõesti tumedam sinine võib-olla pigem siis seostub selle depressiooniga ja muidugi on oluline ka see värvi nagu rohkus, et sinine värv on paljude inimeste lemmikvärv, aga siis depressiivsel inimesel on nagu kalduvus selle sinise ülekülluse poole, et seda on nagu tõsiselt palju tema siis teostel nagu kasutatud, nagu ka Mägi puhul, ja Mägi puhul on ka huvitav minu meelest nentida seda, et see sinine värv on alati olnud tema loomingus algusest peale, väga erinevates tonaalsustes, alguses pigem isegi võib-olla heledam ja mida rohkem siis nagu aeg edasi läheb, et tema loome ja elutöö lõpupoole see sinine muutub tõesti nagu tumedamaks, intensiivsemaks, isegi mustaks, nagu ka siin eelpool öeldi või varemalt. Ja ta isegi vallutab nii-öelda selle lõuendi, et kulminatsioon on minu meelest nendes Itaalia vaadates, et siin on see Capriöö, mis on hea näide sellest, et terve see maaliruum on täitunud sinise erinevate toonidega. Aga samas nende maastike kõrval tasub vaadata tegelikult ka portreesid, ma arvan, et need värvid on olulised ka Mägi portreedel, just nendel portreedel, millel ta siis üritab neid dekadentlikke meeleolusid esile tuua. Ja muidugi siin ei ole oluline ainult see värv, et siin on oluline ka roidunud kehahoiak, see kallutatud pea, see tardunud pilk, selline pilk, mis siis väljendab enesesse sulgumist. Need on väga tüüpilised võtted, mille kaudu süngeid või madalaid meeleolusid esile tuua. Ja ma arvan, et Mägi teeb seda teadlikult. Et Mägile on ka ette heidatud, näiteks Marie Under on öelnud, et Mägi ei oska inimesi portretreerida, et nad on kõik ühesugused. Ta rääkis seda sellega seoses nende siurulaste portreedega seoses, dušijoonistused, mis on ka ilmselt paljudele teada. Ja Hanno Kompus on ka seda öelnud, et Mägi pead on kõik nagu sugulased, need on kõik ühesugused. Ja Kompus on ka öelnud, ma tsiteerin teda, et tema arvates siis need inimesed siin portreedel justkui kuulaksid enda sünnipärase kurja kiusavat sosistamist. Et Kompusel oli nagu üle dramatiseerida neid mägemaale ja tema rääkis nendest teemonlikest aspektidest, mis siin siis peaksid olema või tema arvates on. Ma ei tea, võib-olla ta teadis midagi, mida meie ei tea, sest et oli Mägi nagu hea sõber, aga ei pruugi olla siin see kurjus, et ma arvan, et pigem tõesti Mägi üritab tuua esile seda dekadentlikku portreed, dekadentlikku karakterit ja iluideaali ka, mille puhul siis on oluline see teatud kehahoiak ja samuti need värvid, vampiirlik või haiglaslik jume. Aga tulles tagasi maastike juurde, mis on siis tänase ettekande nagu peateema, et siin on Pühajärve maastikud ja nende puhul on ka siis näha neid sügise toone, mis siis on väga huvitavalt kujutatud ja kombineeritud koos selle pilveelemendiga, mis on ka sügise puhul huvitav, et kui vaadata neid toone, siis siin slaidil vasakul on hästi huvitav selline sinetav taevalaotus, kus siis seda sünkas halli ja hallikas lillat ja kollakas pruuni siis nii-öelda sähvatab nendes veidrates sellistes pilveahelikes ja seal kõrval all paremal on selline huvitavasti intensiivne, selline rahmeldav, ekspressiivne teos, kus on siis ka näha neid ookertoone, mis on maapinnal, et kuidas need sähvatavad ka nagu taevas. Et nii, et see värv on väga oluline, aga nagu ma juba põgusalt ütlesin, siis on olulised ka need kujundid, nagu on portree puhul oluline see kehakujutus ja näoilme ja raskemeelsuse väljendamisel on oluline sageli olnud justkui nagu looduse kaudu seda väljendada siis taevakujundid ja eelkõige pilv. Ja sest et loodusruumi tajumist mõjutavad erinevad objektid nagu pilv ja puu ja millel on siis ka geograafiline keskkond, kuid ka see ajalooline taust, ka keel, andnud üsna püsiva kuvandi
et see kuvand hõlmab ka siis emotsioone, see tähendab, et loodusobjektid tekitavad meis tavaliselt nagu tundmusi ja üsna spetsiifilisi tundmusi. Ja et pilv siis varjutab ja ähmastab rõõmu, soojuse ning energilisusega assotsieeruvat päikesevalgust ja looduse kirkust, on see tõesti nagu hea või ideaalne sümbol isegi kehva meeleolu edasiandmiseks, aga samas pilvisus ja päikesevaesus on iseloomulik sügisele, nagu ma ütlesin, ja osalt haakub see taevakujund melanhoolikule vastava aastaaja kaudu, sünge meeleoluga. See tähendab, et siis tuginedes antiiksest teooriast tuleneva seosele kasutavad loovisikud tegelikult ka teadlikult halva ja kurva tunde esile toomiseks nii pilvi kui ka teisi elemente, mis haakuvad selle aastaajaga. Kuigi me võime ka automaatselt ju inimesena seostada neid pilvi halva tujuga ja päikest rõõmuga. Ja Verijärveski domineerisid need pilved, nagu ma ütlesin, aga minu arvates veelgi huvitavamad on need pilved just nendel Pühajärve seeriatel, et see Pühajärve seeria on tegelikult hästi suur, et seal on erinevaid pilte ja võib-olla ka erinevaid tundmusi, aga just nendel 3 pildil tuleb hästi esile selline tontlik taevavaade ja seda tontlikkust annabki just siis see pintslitehnika ja kontuur, nende elementide kuju, see selline rebitud ja sakiline kontuur, ekspressiivne pintslitehnika, mis siis ka, ja kõik need harmoneeruvad ka nende tumedate värvidega. Et see on ääretult selline dramaatilised teosed. Ja et nad on väga omanäolised kindlasti Eesti kunstis, aga samas, olles ka suur kirjanduse sõber, olen ma märganud, et need tegelikult on ka sarnased Friedebert Tuglase Pühajärve kirjeldustele. Et nüüd ma siis jõuan selle Tuglase rolli juurde Konrad Mägi loomingus, et nimelt siis Felix Ormussonis on ka tegevustik toimub Pühajärve ääres ja Felix Ormussonis siis ka peategelase heitlikud tujud väljenduvad ümbruses ja rõõmsameele haihtudes moodub see ümbrus melanhoolseks, isegi luupainelikuks. Et siin on ka üks väike tsitaat toodud, milles on siis näha, kuidas, mis on hästi nagu tüüpiline selles romaanis, et Felix Ormusson tunneb ennast halvasti, ta vaatab aknast välja ja siis see taevas või ka maapind muutub vastavalt tema tujule. Ja seejuures seal on väga olulised just need sügise elemendid ja seejuures ka värvid ja üks enim kasutatav värv selles romaanis on hall, mis väärjendab seda halba tunnet. Ja sügis on oluline veel eriti nagu seetõttu, et tegelase masendus süveneb just sügisesel aastaajal. Ja miks ma selle tsitaadi tõin siia, et esiteks on väga huvitav, et siin on toodud sellised huvitavad väljend, siin on toodud üks huvitav väljend nagu pilveräbal. Tuglas kasutab ka selliseid huvitavaid metafoore ja väljendeid, mis on tunderõhulised ja mis ka siis nii-öelda visualiseerivad vaata lugejale ette mingisuguseid kujundeid, et see tuleb selline räbaldunud pilv ja räbaldunud tunne esile. Ja siin on ka kasutatud monogrammaatilisust, et see on ka üks võte, mida Tuglas kasutab ja mis on väga levinud võte siis tunde intensiivistamiseks, et värviga seotud või värviga assotsieeruva siis nii-öelda kontseptsioonide kaudu on võimalik seda teha. Ja lisaks sellele on veel üks tsitaat, selline pikem tsitaat, kus on ka siis jälle näha Felix Ormussoni halba tuju, et ta on nüüd täiesti nii-öelda põhja vajunud, ta on täiesti mustas augus ja jälle taaskord vaatab taevasse ja taevas võtab sellise tormise ilme, et see peegeldab just seda tormi, mis on nagu tema hinge siis tekkinud ja sügisene taevas võtab sellise viirastava kuju ja taaskord on olulised need pilved, millele osutatakse minu arvates väga huvitavate metafooridega, et pilvi nimetatakse siis tornideks, mägede ahelikeks ja ka kooljatantsuks ehk siis surmatantsuks, ehk nad on siis võimalikult süngena esile toodud ja samas on need ka väga huvitavad. Ja lisaks on veel üks huvitav detail, mis seob Mägi ja siis Tuglase Pühajärve nii-öelda visualiseeringuid või kujutusi, et see on selline väike valguskiir, mis tuleb siis taevast või pilvkatte vahelt, et Mägi Pühajärve maaliseeria teosel on üks selline tuhmvalge valgusvihk, mis siis sööstab järve poole ja Tuglasel on seal sinipunane valgus,
mis siis on ehavalgus ja samas sümboliseerib ka halba tuju, et see on võetud Goethe värviteooriast, et Goethe arvates siis sinipunane valgus on ebameeldiv, õigemini sinipunane värv on kole tema arvates. Ja Douglas väga palju toetub Goethe teooriale, kuigi ka mitte nagu täielikult. Ja mis selle valguse puhul on siis eriline, on see, et see ei lisa kergust ega rõõmsat heledust, vaid loob sellise hoopis äreva ja ohtliku meeleolu ja Mägi-maalil on ka näha, et ta tegelikult toob esile seda ümbritsevat tumedust väga hästi. Nii et see on siis valgus, hele värv või väga erkvärv aitab siis ka nagu tumedust rõhuda või rõhutada või esile tuua. Ja miks ma seda Douglast siia Mägi juurde tõin, et see on sellepärast, et ma arvan, et nad näevad seda Pühajärve taevalaotusest mõlemad mingisugust vaeluvat mürglit, mida siis visualiseeritakse väga sarnaselt, kuigi mitte samaselt. Ja minu teada mitte keegi teine ei tee seda. Ja huvitav on see ka, et Mägi, kuigi ta kujutab ka teiste teoste kaudu mingisuguseid süngeid momente või nad mõjuvad süngelt, siis on ka huvitav see, et miks ta siis just nagu Pühajärve valis ka selleks kohaks, mille kaudu seda nagu väljendada, seda nii-öelda tumedat tunnet või mingisugust ohtlikkust, müstilisust ja teeb seda üsna sarnaselt siis Douglasele. Ja nimetada muidugi võib seda ka, et Mägi alustas oma maaliseire tegemist 1918. aastal Otepääl, kus ta viibis ilmselt koos mitmete nagu Siuru liikmetega, kes siis veetsid seal suve, nii-öelda puhkasid ja seal käis ka Douglas ja võimalik, et Douglasega nad ka seal kohtusid ja midagi rääkisid, aga samas see ei ole ka oluline, kas nad kohtusid seal, nad kohtusid niikuinii väga palju ja Mägi luges Douglase tekste, talle meeldisid tema dekadentlikud teosed ja seetõttu mul nagu tekib ka küsimus, et kas Mägil oleksid tekkinud mõnevõrra teistsugused nägemused Pühajärvest, et kui ta ei oleks Douglast lugenud või temaga seltsinud ja et neil mõlemil on selline väga huvitavalt disainitud taevapilt, et see rõhk on nendel veidratel kujunditel pilvede puhul, et muidugi pilvi, sügis, taevast kasutavad väga paljud kunstnikud oma meeleolu kujutamiseks või väljendamiseks, aga ma julgen nagu väita, et Mägil ja Douglasel on väga nagu eriskummalised pilved. Need on väga veidra kujundiga ja kui vaadata neid taevad, siis mõnikord on isegi nagu raske eristada seda pilve ja taevast, et seal kõik on üks segamini, see on midagi väga nagu kosmilist ka. Ja see kosmilisus ja selline vägevus nende looduse juures on ka muidugi oluline element, mis ka neid seob nagu ühte või lähedaseks teeb ja see tuleneb ilmselt sellest, et nad olid panteistid ka või vähemalt väidetakse, et nad olid panteistid ja muidugi seetõttu ongi see loodus nagu personifitseeritud ja elav ja isegi võiks öelda, et jumalik. Aga ja miks ma räägin just nagu Douglase mõjust Mägile siis, või mitte nagu vastupidi nende loodusmaastike puhul, siis seda seetõttu, et Douglase töödes juba väga varakult, 20. sajandi algul nagu ilmnevad need sellised rahutud taevad või pilverahutus ja sünged värvid ja tal kujuneb väga varakult välja väga kindel stiil, väga kindlad kinnissõnad ja ka värvikasutus, mis Mägil tuleb minu arvates hiljem kunsti kuskil 1990. aastate teisel poolel, peale siis seda Felix Ormussoni publitseerimist umbes. Ja ma ei seoks kindlasti neid Mägi pilte ainult Felix Ormussoniga, vaid üldisemalt Douglasega. Et Douglase kohta ju on ka öeldud, et ta oli sõnadega maalija. Tema jaoks oli isegi see visuaalne süžee palju olulisem kui tegevustekk ja see tegevustekstides. Ja ta inspireeris väga paljusid. Nii et ta võis Mägi nagu mõjutada, ma küll ei arva, et Mägi kopeeris Douglast, et seda kindlasti mitte. Et need ei ole üks-ühele sarnased kunagi need Mägi pildid ja Douglase tekstid, kuigi ka mõni on arvanud nii, nagu leidnud ka nagu väga sellist, ütleme nii-öelda Douglase tekste, mida võiks panna pildi kõrvale ja sellega nagu ise loomustada neid pilte. Et ma pigem arvan, et Mägile on jäänud siis mälestused ja mõtted Douglasest, kas tema teostest ja temaga suhtlemisest ja need on siis tema maalile tulnud ka nii-öelda automaatselt või alateadlikult ja teadvustamata. Ja see võib-olla isegi tuleks paremini esile see minu mõte või see Douglase nii-öelda mõju, kui ma räägiks teisest teosest, millest ma ei räägi, sest meil ei ole aega selleks, et
Mägil on ka üks hästi huvitav sümbol, üks tuline sümbol, mida ilmselt kõik teavad ja mis on väga haruldane tema loomingus. Ta kasutab seda ainult 2 teosel, ja ta kasutab seda väga sarnaselt või samas kontekstis, peaaegu samas kontekstis nagu Douglas, kellele see on üheks nagu juhtmotiiviks, ehk siis leegi ja tule sümbol. Nii et sellest ma ei räägi, nagu ma ei räägi ka sellest, kuidas siis Mägi oli Douglasele muusaks, et see inspireerumine oli vastastikkune, kahtlemata. Aga mis on siis oluline? Ma arvan, et oluline on see, et Mägi siis oli väga trendikas mees, et tema maastikumaalid olid kaasaegsed ja sarnaselt kujutasid väga paljud oma emotsioone looduse kaudu ja värvide ja kujundite kaudu. Et oluline oli see koloriit ja meeleolu maastikumaalis tollal ja see oli siis ajendatud sellest sümbolismi kreedost, püüda kinni autori sellist vilgast kujutlusvõimet ja ka seda siseilma ja tundeid. Ja kuigi see on, siis jälgib nagu moode, siis ma arvan, et tasub lõpetada Nikolai Triigi mõttega. Nikolai Triik on seda öelnud enda kohta, aga ma arvan, see kehtib ka Mägi kohta, et loometöödes siis, või kunstiteostes peituvadki sageli loo ja tundemaailm ja läbielamised ja kunstiteos on siis tee autori hingeellu. Ja ma arvan, et need Mägi teosed on ka, et nendes on olemas natuke seda raskemeelsust, kuigi see ei ole ilmselt see kõige olulisem asi võib-olla tema nendes maalides, aga see on seal olemas, et seda ilmselt enda tundeid nagu ei olegi võimalik varjata, et need tulevad automaatselt siis sinu nagu teostusse või loomingusse ja mõnikord seda tehakse ka teadlikult, väljendatakse oma tundeid värvide ja kujunditega. Aga Mägi puhul on raske öelda, et kas ta tegi seda teadlikult või mitte. Aga see on minu poolt kõik. Aitäh! Suur tänu! Aitäh ja annaks meeled üle. Aitäh! Aitäh Loola Annabel Kassile!